tere! Minu nimi on Maiko Johanson. Oi, näed, lava kõik siin sassis. Success Unlimited on Maiko Johanson, minu nimelise raamatu kaasautor ja oleme siis siin saladuste sarja tegemistes. Et sinu soov on sinu käskida. Selline raamat ja teleseminar või tähendab seminar toimus kunagi, millest tehti eraldi siis CD-de kogumik ja nüüdseks on olemas ka raamat ja selline ühiskond või selline grupp, organisatsioon nagu GIN, G-I-N ehk siis GIN, hõõrupudelit ja GIN tuleb välja, soovi mida soovid ja sa saad. Ehk siis Global Information Network, globaalne informatsiooni võrgustik. Ta tegeleb võrkturundusega. Ma ise ei ole selle osaline, ma olen liitunud nende gruppi ja nende ma olen lihtsalt vaatleja, ma olen jälgija. Ma ei ole ostnud neilt midagi ja nii edasi. Et meelde tuletuseks siis, et ta räägib seal, et seal seminaril käisid koos siis erinevad inimesed, maailma edukamad, rikkamad inimesed, erinevatest salaühiskondadest ja organisatsioonidest nagu Freemasons ehk siis vabamüürlus, Illuminaatid ehk siis illumineeritud, valgustunud, püramiidi tipu, kolmanda silma inimesed, siis Skull and Bones, pealuu ja koljud, siuke piraatide märgiga, mis on Ameerikas hästi nagu tuntud. Kõik nendest salaühiskondadest neil on USAs igal pool majad nagu sellised, kus on teada, et see on Illuminaatide maja või vabamüürluse maja või Skull and Bonesi maja, inimesed käivad sisse välja, aga keegi kunagi ei räägi, mis seal õpetatakse. Ja vabamüürluses on üks selline lause nagu know thyself, tunne iseennast. Et seal ongi see suur saladus kõiges siin maailmas. Kui inimene õpib iseennast tundma, kui ta teadlikult, vabal tahtel, omal soovil, oma otsusega astub nii-öelda sinna enda hinge pimedasse öösse, ehk siis vaatab iseendale otsa, kuulab iseennast, saab iseendast nagu teadlikuks, siis sa tahes-tahtmata jõuad suurema vabaduseni, sest et sa teed midagi, mida enamus inimkonnast ei tee. Sellepärast ongi nii-öelda 1% üleval ja 99% allpool. Need ei ole mingid teooriad, tee silmad lahti, vaata enda ümber, mis toimub, kuula, mida inimesed räägivad. Vaata, kuidas nad elavad, kus nad on õnnelikud ja rahul. Kas nad õigustavad või tõesti elavad oma unistuste elu või siis õigustavad enda tegemisi ja enda asju. Ja ma täpselt mäletan, ma vist juba rääkisin sellest retseptist ka. Aga enne, kui me edasi liigume, siis suur aitäh teile kõigile. Kõik sina, kui sa oled üks inimene, kes on laikinud seda videot, siis suur aitäh sulle. Kõik inimesed, kes on näidanud üles oma tänulikkust, suur aitäh sulle. Kõik inimesed, kes on kommenteerinud, kirjutanud, tänanud, jaganud lahkeid sõnu sellele, mis ma teen. Suur aitäh sulle.
kõik inimesed, kes on jaganud neid postitusi või neid videosid. Suur aitäh sulle. Üks asi, mis ma tahan, et sa saaksid aru, on see, et see ei ole nagu ainult mulle, kui sa nagu teed neid asju. Ma tunnen vajadust, et sa saaksid aru, et sellega sa aitad kanalil ja minul tõusta, aga sa viid teadlikkust edasi. Sa aitad sellel infol jõuda inimeste ette. Seega sina panustad täpselt samamoodi. Oled heategija ja aitad nii-öelda planeedi või universumi või lihtsalt inimeste teadlikkusel tõusta nende isikliku suure väe ja võimuni, mis kõikide inimeste sees peitub. See on väärt. Sina oled väärt. Sind on vaja. Et tänulikkus on midagi, mida me kõik peame harjutama. Mida me kõik peame praktiseerima. Ja see on üks minu mugavustsoonist välja tulek, et igapäevaselt olla tänulik kõige eest, mis siin minu elus on. Isegi kui see on ebameeldiv, sellepärast et üks minu soov on alateadlikult kompetentseks saada sellest, et kõik on alati mööduv. Et kõik need valud ja kannatused, mis me oleme läbi elanud enda elu jooksul, need on mööda läinud. Seega, kui praegult kogeme mingisugust valu ja kannatust, siis see läheb mööda. Et ole tänulik selle eest, et sa saad seda kogeda, et sa oled elus, sul on see võimalus seda kogeda, et mitte miski ei ole kunagi nii õudne ja nii hirmus. Et sellepärast nagu alla anda ja alla vanduda. See teeb tugevaks. Ma nii mäletan, kui ma seal malaaria haigena seal voodis nendes vappevärinates olin, mis täiesti hingetuks võtsid. 20 minutit lihtsalt üle keha väriseda niimoodi, et sa ei ole nagu võimeline kontrollima seda, mida teeb keha. See on rets. Lihtsalt värised ja siis ühel hetkel, kui sa nagu järgi jääb, siis vaagud seal selle elu ja hinge ja surma vahel, ma ei tea. Aga kogu aeg oli minu sees, minu hinges teadlikkuses see naeratus, et see läheb mööda. Sest et ma olen seda nagu harjutanud juba enne seda, kui ma hakkasin neid videosid tegema. Et suur aitäh kõikidele teile, kes te olete teinud kingitusi või annetusi või hea karma annetusi või hea karma kingitusi. Suur aitäh teile. Tõesti. Suur aitäh. Nii. Ja liigume siis nüüd päevakohase teemaga edasi. Loomulikult, enne kui me edasi liigume, siis ole kena vajuta katšing, vajuta katšing, ehk siis subscribe või telli. Et kui sa veel ei ole juhuslikult subscribe'inud või tellinud, et siis ole kena, tee seda. See on see punane nupuke, kus on kirjas punaselt subscribe või siis telli. Kui sa telefonis, siis vist on juba eestikeelsed aplikatsioonid on eesti keeles. Ja siis seal on see pisike kellukese märk on ka, mis tekib peale seda, kui sa subscribe'id. Et kui sa seda ka vajutad, see on tegelikult tähtis, et siis sa saad alati esimeste seas nagu infole ligi. Ja kui sa oled nagu tuuseldanud ringi siin nii Facebookis kui YouTube'is, siis keegi ei jaga otseselt sellist infot, nagu mina jagan. Sarnast. Igaüks teeb seda mingisuguse oma võtme või oma koolkonna nagu kilksuga või nõksuga või kurviga või kuidagi niimoodi. Mis on absoluutselt fantastiline. See on väga tore, aga ikka väga vähe. Võttes arvesse, et Eestis on ikkagi üle 1 miljoni inimese ja väga vähe on nagu
jagajaid, kes jagavad nagu väärtuslikku, väestavat, jõudu andvat infot, kes tõstavad teadlikkust teadlikult. Teadlikuid inimesi on hästi palju. Ma kohtun nendega iga päev siin ja seal, nii telefonitsi kui internetis kui tänaval. Väga palju on teadlikuid inimesi, kuid need on need nii-öelda teoorias teadlikud, kes otseselt tegelikult ei kasuta seda informatsiooni. Ja kui kasutavad, siis ainult omadel eesmärkidel. Ainult enda jaoks. Aga nii siis. Ma tean, et ma olen päris palju nagu infot läbi käinud nendes videodes. Ja et ma pean kõik need pealkirjad ka veel välja mõtlema. et ta krabaks nagu, et inimene, kes läheb otsingumootorisse siia YouTube'i kuskil, et kui ta trükib sisse mingid teatud asjad, et siis kuidagi minu video tema ette hüppaks. Ja selle jaoks on nagu päris kõvasti vaja tööd teha, on vaja nagu mõelda inimeste empaatiakaardi peale ja nii-öelda oma avatari peale, et kellele seda teadlikkust jagada, sellepärast, et seda ma tean, et inimene, kes alles on hingeunes, ta ei otsi mitte kunagi mitte midagi sellist ja see satub alles tema teele siis, kui ta on ärkvel ja sellepärast on YouTube suurepärane platvorm, et need videod jäävad siia, need pealkirjad jäävad siia, need võtmesõnad jäävad siia ja inimesi järjest ärkab ja õigel hetkel nad leiavad selle video ja see on nagu suurepärane. See on minule endale ka lohutuseks. Et see, mis ma teen, on hea. Nii. Mis ma siis siin panin? Et kokkuvõtvalt siis me rääkisime nii-öelda alusteadmistest, põhiteadmistest, baasteadmistest, mida õpetatakse siis nendes salaühiskondades ja tänu sellele on siis need inimesed jõudnud väga-väga kõrgele. Ja see kõrgus ei tähenda, et nüüd siis miljonärid ja miljardärid, vaid ükstapuha, iga inimesel on oma individuaalne soov, tahe, vajadus ära siin maailmas nagu teha mingi ülesanne ja meil on see kõikidel erinev. Aga et sellise nagu tarkus, info nagu tehnoloogiaga lausa isegi nagu tegeleda ja seda õigesti kasutada, siis me jõuame kõik sinna, kuhu me tegelikult tahame. Aga see on hästi nuansirikas ja sellepärast on vaja kindlasti teha selgeks selle baasteadmised. Sellepärast, et kui ma ütlen sulle siin selle konkreetse retsepti, mida ma olen ise kasutanud ja väga palju enda ellu manifesteerinud tänu sellega, sa ei ole võimeline seda kasutama sellepärast, et mis oli 4. baasteadmiste fundament teadmine. 4 õppeetappi, mis inimene läbi käib. Alateadlikust, ebakompetentsusest, ta ei tea seda, mida ta ei tea. Siin nendes videodes mina tean, et olete õppinud väga palju täiesti uut, mida ta võib-olla ei olegi kunagi kuulnud, võib-olla mingisuguse teise kraadi alt, aga pole selliselt kuulnud. See tähendab, et sa saad teadlikult ebakompetentseks, tead, et sa ei tea. Ja et sealt edasi jõuda, et midagigi sinu nagu alateadvusesse jääda, et need neuronite võrgustikud saaksid hakata kasvuma, ehk siis tekiks uus harjumus, samamoodi nagu sa oskad paelu siduda, või autoga sõita, või jalgrattaga sõita, või ujuda, või rääkida, või laulda. Sa oled kõike pidanud harjutama, õppima. Liitmine, lahutamine, lugemine, kirjutamine. Nagu inimesed tänapäeva ühiskonnas ei taha otseselt aktsepteerida seda, et nad peavad korrutama, nad peavad uuesti lugema, nad peavad uuesti kuulama, nad peavad endamisi selle läbi rääkima, läbi mõtlema, nad peavad kirja panema, et see tõesti kohale jõuaks, et ta jõuaks alateadliku kompetentsuseni, kuhu väga vähesed inimesed tegelikkuses jõuavad, sest nad annavad teadliku kompetentsuse ajal juba alla. Ma tean, selge, sest see üks hetk, see üks valgustatuse hetk, mis ta saab, jep, ego hüppab ette, ma tean, ma olen nüüd kõige targem, võib-olla mitte otseselt nii, aga
jah, ma usun, et saate aru, et igaüks tegelikult teab ja tunneb seda enda sees, et kõik leiavad selle resonantsi. Sest ma usun, et ma räägin võrdlemisi lihtsalt. Ja toon need suhteliselt nagu lihtsad elust enesest näited, et see nagu kohale jõuaks. Nii. Ja siis me rääkisime sellistest kontseptsioonidest nagu, et absoluutselt kõik koosneb nagu aatonitest, prootonitest, neutronitest, subatomaarsetest osakestest, et kui sa lähed kuhugile laborisse mikroskoobi alla, võtad midagi, zoomid sisse, sa saad selle tõestuse. On filme, videosid, dokumenteeritud informatsiooni internetis igal pool. Kõik koosneb subatomaarsetest osakestest, väikestest osakestest. Iga osake vibreerib erineval sagedusel. Mitte miski ei ole võrdne ja sarnane. Kõik vibreerib erineval sagedusel. Aatomitest koosneb kõik selles suhtes. Kõik on ühest ja samast materjalist, aga iga aatom vibreerib täiesti erineval sagedusel. Iga rakk inimese kehas vibreerib täiesti erineval sagedusel. Kiirgab endast välja täiesti erinevat sagedust ja nende samade rakkude erinevate sageduste kooslusena oleme meie siin selles eksistentsis ja meie kui inimesed vibreerime täiesti erinevat energeetilist elektromagnetsagedust endast väljapoole. Ehk siis on see nii-öelda meie auraväli, ehk siis ka meie meel, millega me tajume, millega me tunnetame välist informatsiooni peale enda 5 välise sensomotoorse mehhanismi, milleks on siis silmad, kõrvad, ehk siis nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine ja puudutus, tundmine. Aga meil on ka 6. meel, südametunne, kõhutunne, nii-öelda 3. silma 6. mees selgelt nägemine. Kust kohast see tuleb? Mõni saab seda infot läbi nagu kinesteetilise mälu ja kinesteetilise tundlikkuse, puudutab mingit asja, siis ta saab kas mingisuguse visiooni või midagi. Tekib mingisugune mälu, mõttepilt, et inimene tegelikkuses mõtleb piltides. Ja mõni inimene on nagu nii enda sellises häguses kuskil nii-öelda sagedusel, et ta isegi ei saa aru sellest, et ta und näeb. Et kui ta näebki und, siis ta ei mäleta mitte kunagi, sest ta on nagu, ütleme siis, nii mürke täis topitud, lihtsalt nii ära nagu hägustunud, mõtteloor, mõtteudu on lihtsalt nii ränk. Nii et siis meie aju on maailma kõige võimsam raadiosaatja ja vastuvõtja. Me saadame välja enda ajuga informatsiooni, seda nähtamatut informatsiooni, sellele nähtamatule informatsiooni väljale, mis liigub õhu sees. Et õhku sa ei näe, on ju, aga sa usud, et õhk on olemas. Kui ma ütlen mingi informatsiooni väli, siis sa ajad täieliku pasku suust välja. Vabandust, ma lubasin mitte ropendada. Pask ei ole elektroop ju, muidugi. Pask on pask. Jep. Et vaatamata sellele, et raske on nagu hoomata seda, sellepärast, et see on alateadlik ebakompetentsus. Kui sa oled alateadlikult ebakompetentne, siis sul ei olegi võimalik nagu kinni krabada. Aga kui sa natukene annad endale aega, kui sa oled avatud, siis jõuab kohale. Tegelikult ju on nii. Wi-Fi, kuidas su telefon töötab? Kuidas see seebikarp, see ei ole telefoniga ma praegu filmin, et kuidas see töötab nagu? See on sagedus. See on sagedus. Informatsioonilaine, informatsiooni väljal, mis on siin õhus, mida me ei näe, mida me ei ole võimeline tajuma enda 5 sensomotoorse mehhanismi. Seda on nagu, sellest on vaja aru saada. Kompetentseks on vaja saada sellest. Vähemalt teadlikult kompetentseks, et sa pead mõtlema selle info peale, kui sa seda kasutad nagu. Okei. On ju. See on üli vajalik mõista. Ja mida nagu nii-öelda siis esialgu võib tunduda see kõik täielik nii-öelda siis pask, jura, hullu inimese jutt, maagiline, müstiline, mida iganes. Kui sa mõtlegi ainult sellele, õhk, sa ei näe, sa hingad sisse seda, kuidas Wi-Fi töötab, kuidas töötab telekas, kuidas töötab raadio. See on sagedus, mis liigub läbi õhu, mida me ei näe. Inimese aju täpselt samamoodi saadab välja sagedust ja võtab vastu sagedust. Teinekord sa lihtsalt tead, et nüüd sõber või pereliige keegi helistab sulle ja kolaki tuleb telefonikõne. Kust, kuidas, mis see seletab seda, kuidas?
lihtsalt joppas või, kogemata, juhtus nii. Sagedus. Aju saadab välja sagedust ja võtab vastu sagedust. Ja see on nagu kõige võimsam nii-öelda siis saatja siin maailmas. Sa mõtled ühest inimesest, hetkega saab ta teisel pool planeeti selle kätte, see on nii kiire. Aga miks me ei ole võimelised nagu seda tajuma, sellepärast et me oleme alateadlikult ebakompetentsed, me peame seda õppima. Me peame selle kohta lugema, selle kohta uurima, kuulama. Me peame mediteerima. Me peame andma võimaluse endal olla vaikuses ja siis lihtsalt tunnetada seda, mis on siin selles hetkes. Miks need valgustunud meistrid YouTube'is igal pool räägivad sellest kohalolekust? Ole kohal, ole siin ja praegu, ära ole minevikus, mälestustes, mis ei ole enam olemas, ainult sinu mälestustes. Seda ei ole, see on lihtsalt nüüd seal nähtamatu info väljal ja sina oled lihtsalt sinna tuunitud, kruttinud ennast, eladki minevikus, sa ei ela siin, sa ei ela tulevikus, vaid minevikus. Ja need inimesed on kõige nagu rohkem hädas siin selles maailmas ja enamus ongi seal mineviku vibratsioonis. Nad ei julge unistada ja tulevikku vaadata ja kui nad seda teevad nad hästi väikselt ja alati lükkavad tagasi seda sellepärast, et nad ei suuda uskuda, et nad on selleks võimelised, neil on nii madal enesehinnang. Inimesed ei mõista, et nad on nende vahetu keskkonna vili ja seda on nagu nii palju, seda ebateadlikkust. Et see on siis kontseptsioon 1. Kõik siin maailmas vibreerib erineval kiirusel ja sagedusel. Kontseptsioon number 2. Inimese aju on raadiosaatja ja vastuvõtja. Täpselt nagu su telefon. Täpselt nagu raadio. Nagu telekas. Võtab ja saadab sagedust. Okei, need on põhimõtteliselt ikkagi vastuvõtjad, raadio on nagu vastuvõtjad. Aga no walkie-talkid ja bla. Saad aru küll. Nii. Ehk siis hakkamegi jõudma sinna tuumani nii, mis mul oli, kuidas välja saata soolisagedust. Minu kogu YouTube'i kanal on üles ehitatud mõtlemisele. Mõtted muudavad elu. Mõtlemist muutes rikkaks Napoleon Hill. Earl Nightingale. Sinust saab see, millest sina kõige rohkem mõtled. Sa saad enda ellu seda, millest sa kõige rohkem mõtled. Kui sa mõtled kurbi mõtteid, on sinu elus kurbust. Kui sa mõtled õnnelikke, positiivse mõtteid, on sinu elus õnnelikkust ja positiivsust. Kui sa mõtled kogu aeg rahast, siis on sinu elus raha. Kui sa mõtled rahast negatiivselt, siis on sinu elus vähe raha. Kui sa mõtled vaimselt, spirituaalselt, oled sa vaimne ja spirituaalne. Ja sinu elus on vaimsed, spirituaalsed inimesed. Sa tõmbad enda ellu seda, kes sa ise oled. Sa tõmbad enda ellu sarnaseid inimesi, kes sa ise oled. Sarnane tõmbab sarnast. See on see meie elektromagnetkiirgus, nähtamatu kiirgus meie ümber, mis aitab luua meie elu. Sinu mõtted ongi siis nii-öelda see sagedus, mis sa saadad välja. Kui sa piisavalt kaua tahad endale näiteks autot, tahaks täiega autot, ja su usk on kõrge, sa tead, et sa saad selle auto sellepärast, et sa hakkad välja siis mõtlema viise enda nii-öelda radariekraanil sinu pisikeses elulises mullis. Hakkad mõtlema, kuidas. Sa ei keskendu miksi peale, vaid hakkad mõtlema, kuidas. Kuidas sina enda võimalustega oled võimeline saama endale autot. Kõigepealt ju tuleb mõte ja siis sa hakkad tegutsema selle mõtte najal. Ja see on see muster elu, kus me kõik elame. Selle asemel, et lihtsalt mõelda ja siis jälgida, olla avatud ja siis tegutseda, kui on vaja tegutseda, mitte minna ja tegutseda. Enamus teavad seda. Mina ise pidevalt komberdan tagasi, ma olen nagu teadlikult kompetentne, aga ma ei ole ikkagi veel supermeister selles, et mul see info on, ma kasutan seda infot ja ma olen võimeline seda infot õpetama. Aga ikkagi pean ise ka veel kompama, sest ma ei ole veel alateadlikult kompetentne. Mingil maal olen, sest et mingid asjad kogu aeg juhtuvad mälus, ma ei mõtlen, et kling, olemas. Ehk siis see sagedus
et sinu soov on sinu käskida, sa mõtled mingist asjast, mida sa tahad, hästi hea tunde emotsiooniga. Ja siis see varsti manifesteerub sinu elus. Kuidas ta manifesteerub sinu elus? Läbi inimeste, situatsioonide, juhtumuste, võimaluste. Et sa pead siis olema avatud, et seda märgata. Kuidas saada avatuks rohkem? Kuidas rohkem märgata? Mine tagasi ja ma jätan siis üles selle viite, et siin samas kanalil on 21-päevane küllusväljakutse, külluse avastamine ja uurimine enda elus, siis küllusteadvuse tõstmine. Ehk siis rohkem ärkvel ja kohal olemine iseendana. Et märgata neid asju, mida sa tegelikult mõtled. Kõigepealt tuleb nagu endale selgeks teha, istuda maha ja lihtsalt jälgida oma mõtteid. Lihtsalt istud ja vaatled. 40 000 kuni 80 000 mõtet voorib läbi meie pea teadvused. Nagu iga päev. Meil on võime neid jälgida. Inimene nagu vaese inimese mentaliteedis või ohvri nagu meelestatuses läheb kaasa nende mõtetega. Ta ei saa aru, et mõtted ei ole nagu tema ja et mõtted on lihtsalt mõtted, mitte päris. Aga need mõtted nagu liigutavad nii meeletult seda hirmu tema sees, et ta nagu tegutsebki vastavalt siis nendele mõtetele, mis ta on. Ta ei võta kunagi hetke, et lihtsalt korraks need on mõtted. Ja siis vaatled neid mõtteid, kuulad neid mõtteid. Mida rohkem sa seda praktiseerid, sa saad ju teadlikult kompetentseks. Siis see tähendab seda, et sul on võimalus enda sagedust muuta, enda vibratsiooni, energiat tõsta. Püüdes kinni need negatiivsed mõtted, samamoodi nagu sa istud, kuulad neid. Negatiivne mõte tuli, keera see positiivseks. Piisavalt kaua teed, oled sa alateadlikult kompetentne ja varsti sa ei pane enam tähelegi, et sul mõni negatiivne mõte on, sest kõik on positiivne, sa oled positiivselt meelestatud. Meie aju püüab neid mõtteid, me oleme teatud sagedusel, me oleme nagu raadio ja vastuvõtja. See ongi see, millest on vaja aru saada. On nii palju raamatuid mõtlemisest ja kõigest sellisest. Kokkuvõtvalt ongi see suur saladus. Ja sellepärast ei olegi inimestel eriti teadlikkust, sest nad ei viitsi lugeda. Inimesed loevad, aga nad loevad nagu ajaviiteks ja kuidagi niimoodi. Aga et nagu tõsiselt nagu, et see, mida sa loed, see ongi nagu päris. No on muidugi leiutatakse ja tehakse ilukirjandust ja nii. Ja sellepärast tulebki tagasi baasteadmise vundamendi number 1. Keda kuulata ja miks? Inimeste autobiograafiaid nagu autoriteedi staatuses inimeste sõnu ja õpetusi, kes on saavutanud, kes on korda saatnud. Neid on vaja kuulata. Sest muinasjutt on sitaks. Igasuguseid ilukirjanduslikke, ulmekirjanduslikke muinasjutte, mis kõlab üli hästi ja tundub nagu real shit. Ropetasin jälle. Vabandan. Aga võib-olla ei olegi hullu, et mis ma hakkan siin. Et ma räägin asjadest nii, nagu ta on. Ja nagu näha, mul ei tule välja 20 mintseste videode tegemine. Sest mul on lihtsalt nii palju öelda ja jagada. Aga siis kordan veel välja. See, mida sa mõtled ja millest sa mõtled, on see energeetiline, vibratsiooniline elektromagnetkiirgus, sagedus, mis sa välja saadad, mis tõmbab sinu ellu füüsilisse reaalsusesse tagasi. Kõik, mis sa mõtled, universum paugu pealt hakkab kohe seda informatsiooni, variante, võimaluse, situatsioone, inimese liigutama erinevaid variatsioone, tuua sinu ellu seda, mida sina tahad. See ongi see võluriks olemine, see ongi see metafüüsiline
metafüüsilise reaalsuse ärakasutamine. Et realistid on realistid, nemad näevad ainult seda materiaalset, aga nad kordagi ei vaata iseenda sisse ja ei mõtle nagu hingeliselt ja vaimselt asjadele. Kuigi tegelikult mul on endal üks sõber, kes on nagu reaalselt käiski ja õppiski nagu füüsikat ja siis ma olen talle esitanud neid küsimusi ja asju, et mina olen realist. Et ikka pead ise minema ja pead ikkagi ise tegema ja värkid. Ja see on üks osa, aga saad nii palju lihtsamalt tegelikult. See ka juba mõjutab sind, et ma siin kätega nii teen. Sest ma liigutan energiat. See on nii põnev, kui sa nagu jõuad sellele teadlikkusele, siis sa lihtsalt nagu kõik on nagu nii palju, sa oled nagu uues reaalsuses. Et mediteerides ka nagu tõmbad nii-öelda seda energiat üles. Ja kui sa niisama lihtsalt praegult seal istudes, proovi, lihtsalt proovi. Kõigepealt rahusta maha ennast hinga 3 korda näiteks. Sügavalt nina kaudu sisse. Kõigepealt kõht täis, alles siis rind täis, hoia paar sekundit sees ja siis lase välja. Ise tunned, su keha täpselt teab, kuidas on kõige parem sulle. Mõni ütleb, et hinga sisse 4 sekundit ja hoia sees 4 sekundit, 4 välja. Need on kõik mingisugused nagu õpetused ja viisid, kuidas seda teha, aga tegelikkuses usalda oma keha. Hinga 3 korda niisama nii. Ühe korra veel. Ja nüüd, kui sa uuesti hingad, siis ära nagu puuduta ennast, aga tõmba nagu enda eest. Mõttes lihtsalt mõtle, et sa tõmbad sealt nii-öelda juursakrast, sealt tuumast, maa seest tõmbad energiat üles. Ja siis tunneta, ole kohal, mida sa tunned ja tõmba niimoodi kätega üle pea. Sa tunned seda energia liikumist, sa tajud seda energiat. Kätes on kihelus tekib, mis nagu tekib peas kihelus, igal pool tekib kihelus. Sa ei näe seda, aga see on reaalne, see on päriselt siin, see päriselt toimub. Igal inimesel on erinev käsi nagu nii-öelda vastuvõtlikum. Aga jälle, pane silmad, esialgu vaata. Sa tunned seda, sa ei puuduta, aga sa tunned. Nähtamatud elektrilised signaalid lähevad siit sinu kehasse. Plaksti ja sinu aju. Ja sinu aju tõlgetab sulle siis selle sellise tundega, mida sa tunned. Või teine käsi. Me elame täielikus võlumaailmas ja me isegi ei tea seda. Me oleme nagu täielikult selles Matrixis ühiskonna mulli sees nii lukus, et me ei anna endale kordagi hetke olla siin selles hetkes, päriselt siin selles hetkes. Et kui sa tahad midagi, unistad millestki, siis mõtle sellest nii palju kui vähegi võimalik. Ja siis kui sa sellest mõtled, usu, et sa saad, mana endale silmad ette see pilt, tunne ennast hästi ja see ongi see kiirgus, vibratsioon, energia, mis sa välja saadad. Ja see sama võrdväärne tagasi peegelduva nii-öelda energia, mis sa välja saadad, see sagedus tuleb sinu ellu tagasi. Ja see ongi see sinu soov on sinu käskida, metafüüsilise nii-öelda retsept. Ja ma ütlen veel kord, see on väga nüansirikas, sest enamus inimesi ei usu esiteks seda, teiseks nad ei usu, et nad on väärt, et nad on piisavad saama ja omama seda, mida nad tahavad, mida nende hing tahab. Fuck see ego ja kõik muu, mida nende hing tahab. Mis on need
põhivajadused, mis kõigil inimestel on. Okei, järgmise korrani. Aitab suur aitäh teile, veel kord suur aitäh teile, veel kord suur aitäh teile. Palun like'i, palun subscribe'i, palun jaga ja kommenteerige. Ja loomulikult tehke kingitusi rõõmsalt edasi, sest et ma tahan seda teha täiskohaga. Jõhker on see 8-5 6 töö tegemine. Tšau.